Tere taas teadusimule raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna vaatame, kuidas valmistada kangkaaluga pannkooke. Kevin ja Martin, teil on vaja küpsetada pannkooke 20 inimesele. Retsepti järgi kulub teil selleks 300 grammi suhkrut. Tegu on ju matemaatika ülesandega. Kaaluõlad jaotuvad 1:2. Nii et kui siin on 1 kilogramm, siis teise otsa tuleb panna sellest poole vähem, pool kilogrammi. Võistleja, kes kaalub esimesena välja täpse koguse, jätkab võistlust. Võistlejatele antud kangkaalu õlgade suhe on 2:1. Mis tähendab seda, et üks õlg on 2 korda pikem kui teine. Proovime nüüd kohe kõigepealt selle ülesande matemaatiliselt ära lahendada. Joonistame kõigepealt siia meie kangkaalu. Paneme kirja ka õlgade suhted ning kangi tasakaalu tingimuse. Selle jaoks, et kang oleks tasakaalus, peavad olema mõlema poole jõumomendid võrdsed. Jõumomendid sõltuvad aga kaalutavate objektide raskusjõust ning kangi õla pikkusest. Lihtsustame pisut saadud võrrandit ning näeme, et saadud tulemus sõltub masside omavahelisest suhtest. Nimelt peame lühemale õlale paigutama 2 korda rohkem massi kui pikemale õlale ning leiamegi kangi tasakaalu asendi. Nüüd tuleb ainult selgeks teha, missuguseid toiduaineid kangkaalule panna nii, et kangkaal jääks tasakaalu ning saaksimegi välja kaaluda 300 grammi suhkrut. Näiteks võiksime ühele poole kangile paigutada munad, mis kaaluvad 1,4 kilogrammi. See tähendab, et teisele kangi poolele peame paigutama 2 korda vähem massi ehk 700 grammi. Selle saame aga kokku, kui paneme sinna 400 grammi võid ja 300 grammi suhkrut. Nüüd tulebki paigutada või ja munad kaalule ning hakata suhkrut juurde lisama nii kaua, kuni kang on tasakaalus ning olemegi välja kaalunud 300 grammi suhkrut. Teise variandina võime munad tõsta ka hoopis kangi pikemale küljele. Sellisel juhul tuleks lühemale küljele panna 2 korda rohkem massi ehk 2,8 kilogrammi. Selle jaoks tasub kombineerida 2,5 kilogrammi piima ning taaskord 300 grammi suhkrut. Kui nüüd jälle leida see hetk, kui kang on tasakaalus, siis teamegi, et oleme välja mõõtnud 300 grammi suhkrut. Kui ma võtan 2,5 kilogrammi piima ja 300 grammi suhkrut, siis see on täpselt 2 korda suurem kui 1,4 kilogrammi mune. Martin on väga õigel teel ning oleks peagi jõudnud ka lahenduseni, kuid kahjuks juhtus selle ülesandega see, mis juhtus. Nii et räägime nüüd ka Kevini lahendusest. Ma võtan selle kannu suhkruga kätte, näen, et seal on mõõteskaala ja hetkel seal on 1000 milliliitrit suhkrut. Ja ma mõtlen, et kas ma saan seda äkki lihtsalt kallata 300 milliliitrit. Äkki nad panid sellise vingerpussi sinna sisse. 300 grammi pidin siia sisse saama. Jah. Stop! Suhkur oli paigutatud läbipaistvatesse kannudesse, seepärast, et võistlejatel oleks ilusti selgelt näha, et selles anumas asub suhkur. Selleks, et mõista Kevini lahendust, peame kõigepealt aru saama seosest milliliitrite ja grammide vahel ehk tihedusest. Vee tihedus on 1 gramm kuupsentimeetri kohta, mis on sama, mis 1 gramm milliliitri kohta ehk 300 grammi vett vastab tõepoolest 300 milliliitrile veele. Kas suhkur on veest kergem või raskem? Võite kodus järgi proovida. Kui panete suhkrut vette, siis vajub see vee põhja. Seega peaks olema see veest raskem. Ning kui nüüd interneti avarustest otsite, mis on tavalise lauasuhkru ehk sahharoosi tihedus, siis saate vastuseks umbes 1,6 grammi kuupsentimeetri kohta ehk 1,6 korda tihedam kui vesi. See tähendab seda, et 300 grammi suhkru väljamõõtmiseks oleks pidanud mõõtma 1,6 korda vähem kui 300 milliliitrit ehk 188 milliliitrit suhkrut. Sellest tulemusest lähtudes oleks Kevini väljamõõdetud kogus erinenud õigest kogusest rohkem kui 100 milliliitri võrra. Praktikas on aga suhkrukristallide vahel ka hulganisti õhku, mis tähendab, et pakisuhkru, see suhkur, mis on paki sees,
Selle tihedus on oluliselt väiksem kui 1,6 grammi kuupsentimeetri kohta. Pärast saadet tehtud korrusmõõtmisel saime selleks ligikaudu 0,9 grammi kuupsentimeetri kohta. Kuigi see teeb eksimuse suuruse oluliselt väiksemaks, oleks Kevini tulemus täpselt 300 milliliitri väljamõõtmisel pidanud olema 270 grammi. Kevini saadud 313 grammi saamiseks on vaja võtta aga ligi 347 milliliitrit suhkrut, mis tähendab, et mõõtekannuskaalat lugedes eksis Kevin ligi 1/6 oodatavast tulemusest ning võttes arvesse eelduse, et 1 grammile võiks vastata 1 milliliiter suhkrut, oleks pidanud tema vastus olema vale. Kokkuvõttes ei vastanud sel korral tõele ei Kevini eeldus suhkru tihedusest ega ka sellele eeldusel välja mõõdetud suhkru kogus. Kuid õnnelike juhuste kokkulangemisel suutis ta siiski esitada piisavalt korrektse vastuse. Sel korral sai saade õige omapärase lahenduse. Kuid kõigile teadushuvilistele kodus on mul veel üks väike saladus. Nimelt on sellele ülesandele veel üks õige vastus, lisaks nendele 2, mida saates tutvustati. Nii et otsi nüüd välja paber ja pliiats või siis oma kodune 2:1 suhtega kangkaal ning nuputa välja, mismoodi saab seda ülesannet veel lahendada.